No nii, olen saabunud siis Tallinna lennujaama, kus ma ühe kilo võileiva ja joon nüüd musta kohvi. Huvitav, et räägiks natuke turvakontrollist, et ma ei oska pihta, mida see fast track nagu tegelikult tähendab. No see asi ei ole isegi võib-olla kiiremini läbisaamises, see asi on nagu sõbralikumalt läbisaamises, eks ju. Selles mõttes, et kui ma olin Barcelonas ja tulin äriklassi piletiga, siis oli niimoodi, et see tavaline saba oli ikka mingi, ma ei tea, kilomeetri pikkune ja mul oleks aeg olnud see ära seista ka. Aga ma olen sellest tavasabast Barcelonas olnud väga palju kordi ja ma tean, et see on selline närviline ja nagu ikka turvakontrollis. Aga siis ma läksin fast tracki, täielik tühjus, 2-3 inimest, naaratavat turvakontrollijad, eks ju, täielik müstika. Ja kui ma olin siin Tallinnas, olin ka natuke väike saba ja ma olin võib-olla maksimaalselt 10 minutit, väga ruttu läks, aga see 10 minutit on ikka selline närviline olemine. Et siis on siin korra ära harjunud selle ehtsa fast trackiga, siis on hoopis teine minek. Aga Tallinnas on muidugi ka fast track, aga see pole ehtne, see on umbes niimoodi, et seal on nagu eraldi koht, kus saab sisse tulla, aga see tuleb tavaliselt nende inimeste ette. Ja see on hästi ebamugav tegelikult, et ma olen seda ükskord kasutanud vist isegi. Ja see oli minu jaoks hästi ebamugav, et ma lähen nagu teiste ette minema, et see on nagu vastik. Et tavaliselt suurte lennumatel on ikkagi omaette täiesti see masin, mis läbi vaatab. Muidugi Tallinnas nagu ikka käisin nagu pommikontroll, ikka lõhkenate kontroll, ma tavapärane iga kord, kui ma siin käisin praktiliselt. Selline olemine. Nii et ma siis joon oma kohvi edasi ja võib-olla varsti saan lennukisse ka.